Aga nüüd on mul tore võimalus jagada teile natuke enda lugu, enda mõtteid selle kohta, kuidas mina olen kohale jõudnud ja milliseid tunnetusi mina olen kogenud selle aasta jooksul. Eelmise aasta konverents oli väga rets, väga mega, et see teema, mis me valisime, ma oleks väga tahtnud siin teie kõigi ees seda teemat lahata. Väga palju head materjali saime üles filmitud, neid kõik on varsti osad juba väljas, varsti on võimalik ka teisi esinejaid järgi vaadata. Aga kuidas leida oma vägi? Ja ma tundsin tõesti, et pärast seda konverentsi minu nagu siuke siuke perspektiivis enda sees on läinud väga laiali ja laiali siis avatuna suureks ja hakkasin mõistma, et ma olen väega inimene. Ja seda olete teie kõik, kes te täna siin olete. Teie sees on vägi, mis avaneb, on avatud ja mida te olete juba kogenud, vahest tuleb lihtsalt tunnistada. Nii, vaatame, kas need slaidid ka. Peab kuskile liigutama. Näed minu nimi, super, väga hea, selle saame ära. Kohalolu vägi, eelmise aasta teemast siis vägi, sellel aastal kohalolu. See on üks kõige müstilisemaid elusaladusi, mida ma olen avastanud, kui tuua ennast kohale. Ja see on ka, ütleme, kellel on lavahirm? Natukene rohkem, natuke vähem. No enamustel. Minul on ka alati, kui ma teie ette tulen, siis on lavahirm, sest nii palju inimesi kõik hindavad. Kas ma teen midagi õigesti, kas ma istun, räägin, nii edasi. No, see on kõik hinnangud, mida ma kardan, et te teete mulle, aga tegelikult ma ei kuule neist enamusi. Ja sellepärast mul ei tasugi üldse mõelda mitte millegile, sest ma ei kuule ega näe neid. See on minu enda mõte, et ma arvan, et keegi teeb midagi sellist. Tegelikult te võib-olla elate mulle kaasa, on ju? Et siis kohalolu saate kasutada oma iga päeva, näiteks koolitundides, esinemiste ajal. Kõige tähtsam on hingamine, sest sellest saab meie elu alguse. Sisse ja välja. Ja siis te olete juba kohal. Loomulikult, näed, käsi väriseb, on ju, see tähendab, et mul on veel mingi närv kuskilt sees, mingi hirm tuleviku ees, et ma äkki ühe slaidi panen valesti või ütlen mõne mõtte või jätan mõne mõtle ütlemata. Aga see tegelikult ei ole vahet. Sest kui ma olen siin ja jagan, siis see, kuidas ma jagan, see isegi pole nii tähtis kui see, mida ma jagan. Ja kui ma tean, kes ma olen, siis ma oskan seda ka jagada. Minu jaoks üks peamisi väeosasid selles kohalolus on tänu. Ja seda me täna natukene puudutanud ka. Tänu on üks väga lai mõiste, see on praktika. Nimetame seda praktikaks, sellepärast, et seda tuleb praktiseerida. Igapäevaselt. Ärkate hommikul üles, ma olen elus. Nii tore. Mul on sõbrad ja vaatan oma kõik Instagrami läbi. Neil on nemad ka elus. Juba ärksid üles, neil on kohvi teest. Me räägime teest, on ju. Siiski. Neil on teed ees, juba teevad seal mediteerivad, on ju. Et see on super rõõm. Ta saad kooli minna. Väga paljud noored ei saa koolis käia, sest neil ei ole kas kooli või neil ei ole raha, et koolis käia. Me räägime Afrikast näiteks. Või vanemad, kodu, soe toit. Tead, kui palju te igatsevad maailmas soe toitu? Kui palju on Eestis noori, kellel ei ole kodus soe toitu? Ma loodan väga, et teil on. Ja kui teil ei ole, siis kirjutage mulle, ma õpetan mõned ülilihtsad retseptid ja saadan teile, saate emal, isale, vanaemale teha ülihäid lihtsaid roogasid. Et iga päeva tuua ennast sinna tänu hetke, siis ütleme nii, et see tõstab vibratsiooni ja see muudab kogu teie olemust. Sest tänu, see toob tänu juurde. Ja sama kehtib ka armastusega. Armastan ka, kui sa jagad välja, et sa kedagi armastad, sa ütled kellelegi, sosistad kõrva, ma armastan sind. Usu mind, see inimene tuleb varsti sinule tagasi ja ütleb seda sama sulle. Võib-olla ei ütle, sest ta pelgab kardab, aga siis oled sa nii avatud, et tead ja tunnetad seda. Ja meie märkamine, kuidas me tunneme, mis meie ümber toimub, kes meie ümber on, siis need kõik märkamised tegelikult loovad meid. Ja siin ühel pildil alumisel on hästi toredad inimesed, kellega mul on võimalus au olla koos looja. Ja me käisime ühel toredal matkal ja avastasime siin taga on sellised puud, mis on siis selline kristalliseerunud valge lumekarva sisse. Ilon oli ka seal, et kus me tõesti
vaatasime ja nägime seda elu, looduse väge ja see tähendab märkamine. Loodus on täis ilu, kogu aeg näeme seda. Millised lehed on väljas? Kas te olete endale vaadanud otsa, et vau, sügis on kätte jõudnud? Super, mina ka. Tunnetame oma keha, sellest saab kogu meie reaalsuspilt alguse. Me võime siin mõelda igasuguseid asju, aga kui mu keha ütleb, et ta soovib midagi, ta soovib juua vett, ta soovib süüa, ta soovib magada, ta soovib kellelegi jagada midagi, see on juba võib-olla hingeteema, siis keha tasub kuulata, sest meil on üks keha ja kui me seda keha rüvetame, kui me seda kehale haiget teeme, teda ebapraktiliselt ära kasutame, siis mis sajab järgi? Meie vaim võib siin olla hullult tergas ja ma täidan kõik oma elu ja unistad, aga siis teie keha ütleb, nopp, mina olen täna pikali. Ma ei taha väga hingata. Mis te siis teete? Ütlete, talle hakka püsti või? Ei hakka ju. Siis te paitate teda hellalt. Ja mõistate, ma annan täna sulle puhkepäeva. Sest sa tahad puhastuda, terveneda. Sa tahad olla. Sellest minu jaoks, minu enda kogemuse läbi algab kogu kogemus. Kui me saame aru, kui väärtuslik meie keha on. Ja mul oli selle keha armastamisega üks oluline teema. Mul olid noorena veel rohkem tedetäppi, kui täna on. Ja siis need tedetäpid ajasid hullt närvi, sest tüdrukud tegid nalja selle üle ja siis kogu aeg oli mingi 5. klassis mingi ilge jamps ja kogu aeg mingi erinevad hüüdnimed ja asjad. Ja siis mõtlesid, et tahaks neist lahti saada. Ja siis nüüd tulevad neiud juurde, sul on väga ilusad tedetäpid. Et siis kuidas perspektiivi vahetada? Lihtsalt aktsepteerida. See on puhas usaldus. Usaldus selle vastu, et elu sind kannab, sul ei ole vaja muretseda ette. Ja see ongi kohalolu. Ma ei muretse ette ära. Ma olen rahul sellega, kes ma praegu olen. Ma aktsepteerin iseennast. Sellisena, nagu ma olen. Mul on üks jalg natuke kõrgem kui teine. Mul on 47 jalanumber. Teate, kui raske on jalanusid leida või? Ma olen enda peale tihti olnud vihane. Sul sama on täitsa pekkis. Mingi online poodi peab minema, ei saa jalga katsuda, pärast on veel nagu mingi vildakas jalanu ka veel. Et see on teema, aga kui ma usaldan, aktsepteerin, et ma leian, siis ma lähen poodi, vaatan, 50% allendus, raudselt ja minu numbrit vaatan sisse, vaatan 48, pekki küll. Siis panen jalga, vaatan, see ongi suurem mõõt, aga jalanumber või jalas sobib ideaalselt. Mis toimub, on ju? Mõtled, ja nii käib, see on kogu aeg nii, see on märkamise teema. Elu hoiab, toetab meid igapäevaselt. Ja avatus ka, ehk siis siin on üks tore pilt ühe hea sõbra lapsega, kes hullult tahab mängida ja ma teen talle kogu lennukit. Ja siis ma vahest ise tunnen, et oot, Toomas, kuule, sa hakkad lendama varsti. Ehk siis reaalselt mina hakkan nagu koperdama, ja siis ma mõtlen, mul on laps käes, et see laps lendab. Aga siis saad aru, et siis tood ennast siia kohale ja võtad sammu vähemaks. Ja siis me tegime, ikka jõudu peab ka tegema, et oleks kehaliselt tugev. Siis tegime kätekõrsi, ma arvan, ma jõudsin mingi 17 võib-olla teha, aga ütleme, ta ei ole ka nii raske. Et soovitan harjutada, kui teil on väiksemad, toremad noored sõbrad. Ja selle maagilise kehastusega, mis on meie väiksemad noored, õed, vennad, sõprade õed, vennad. Kui palju teil on nooremaid, ütleme alla 10-aastase noori vendi õdesid? Väga hea, peaaegu pooltel. Mis tähendab seda, et teil on igapäevane kohaloleku harjutus. On ju nii? Kogu aeg nad tulevad mingite uute teemadega, nad märkavad, siuke, ma ei tea, lahe värv kuskil. Lahedad riided. Või et sul on ilus naeratus. Sul on ilusad juuksed. Nii öelda, aga kui sul juuksed ei ole, siis ta ei saa ka öelda, tõsi. Et siis ta räägib ikkagi naeratusest. Et see avatus, kuidas nemad märkavad elu, see kandub ka meisse igapäevaselt, iga hetkega. Ja see on üks võrratuid asju, kus me saame õppida. Need noored tegelased on meie õpetajad. Me võime mõelda, et me oleme õpetajad, sest me oleme vanemad, meil on rohkem kogemusi. Aga nemad on vähem ära rikutud, nemad on vähem kooli poolt täis tambitud mingisuguseid fakti asju, selle asemel, et õpetada mõtlema, õpetada aru saama, et kõige olulisem siin on see, kuidas mina saan iseendaga hakkama. Ja selleks on mul vaja suunamist, mul on vaja kasvatust
eeskuju. Kõige suurem asi, mis inimesi mõjutab, on eeskuju. Ehk siis, kui teil on kellegi pealt õppida. Ja täna me oleme toonud siia ka esinejad, kes on eeskujuks. Ma loodan. Ma usun, et kindlasti leiate vähemalt ühe inimese, kes on teile eeskujuks. Ja miks üldse olla kohal? Mis see kohalolu annab siis? Sul on võimalus saavutada palju rohkem, sest iga hetkega sa lood palju rohkem. Sa ei mõtle selle peale, et mis võiks kõike juhtuda, vaid sa juba teed. Ma võiks ka mõelda, et ma siin laval kukun pikali, aga selles ma mõtlen, mis ma teile ütlen. Või et unistuste poole püüdlemine, on sellest me jõuan kohe rääkida, vähendab stressi. Ehk siis sa ei mõtle tuleviku peale, sa ei mõtle mineviku peale. Juhtus, keegi naarims mulle, mul on savi, mul on nii olla, mul on täiesti savi. Mõelge, mis te tahate. Et see tõstab tegelikult kogu eluenergiat ja annab sulle võimekust elada pingevabalt, elada selles armastuses, sest armastus, me võime mõelda, mis asi see armastus on. Armastus on kõige sügavam, kõige ilusam ja kõige puhtam tunne. Ja see tunne on meil kõigil olemas, kui me näeme näiteks koera-kutsikat. Nunnukene või kiisupallikene, vaatad silmi, mõtled, ossa. Ja kui see on sinu enda oma, siis sa iga päev silitad teda. Tähendab, sa armastad teda, sul on tema vastu väga suured ülimad tunded. Ja see kandub inimeste peale, see kandub vanemate peale, sõprade peale, kallima peale. Ja see tunne on teil kogu sees olemas. Kui te seda jagate, siis see tunne tuleb kogu aeg lainetena tagasi. Ja alati ta ei tule samast kohast. Et see on oluline jagada seda tunnet ja see tunne vibreerib edasi. See on kinkimine. Et kinkimine on, eks te kogete seda igapäevaselt, olete kogenud ja mida teadlikumad me oleme sellest, siis seda teadlikult me suudame ka vastu võtta. Sest kui kellel on raskusi tänu vastu, keegi ütleb, sa olid ülimega, tegid selle projekti ära ja tegid kõiki neid asju. Kellel on raskusi vastuvõtmisega, hakkate punastama või midagi. Kusjuures minul on ka tohutult see teema, et keegi tuleb, ütleb sulle üliilusad sõnad, siis mis sa teed mingi kuhu poole ma peaks vaatama, kas silma julge vaadata, siis läheb pisal peal välja, ja siis on natuke imelik. Et see on mingisugune maagiline, elu on maagia, see on kindel. Ja tähendab seda, et kui me lihtsalt püüame aktsepteerida neid kogemusi, mis tulevad meile, siis läbi iga kogemuse meil on võimalik jõuda sellesse harmooniasse, sellesse kohalolusse, sellesse õnne, rõõmu tundesse, kus me tahame olla. Kohalolu väes jõuad oma unistusteni. Ma olen sellest täiesti veendunud ja selleks mul on mõned tõestused, mida ma eelmise aasta konverentsist alates olen teinud, et teile natukene ennast tutvustada. Ja ma tunnen, et need on minu jaoks elu väga suured verstapostid, väga suured hüpped. Ja esimene neist on podcasti tegemine. Ehk siis kui paljud teist peavad oma YouTube kanalit, oma mingit podcasti. On mõned siin. Ma näen 2 kätt. Väga hea. Selles mõttes, et see on võimalus, mida meil kõigil on hea teha, sellepärast, et kanal on olemas. Saame seda teha Instagramis. Paljud Instagramis jagavad aktiivselt iseenda kogemust. Tegelikult peaksite kõik tõstma käe, sest te kõik jagate see mingi kogemust. Teil on kõigil mingi sõnum kogu aeg. Kas see on ilma kirjelduseta või see on ainult pilt, see kõik on jagamine. Te kõik jagate, kõik likeite, vaatate, selle järgi annate tunnustust. Sellele ma jätan like panemata, on selliseid asju ka või? Jaa, see on täna like ei saa, eile muga vaatasid imelikat pilt. Päris huvitav. Siis teine, mida ma olen hakanud praktiseerima ja tegema, on muusika mängimine. Ehk siis, kui sul on erinevad helitükid, erinevad muusikapalad, siis panen kokku niimoodi, et see võiks tunda nagu oleks harmoonia. Ja kui ma jaanuarikuus sellega alustasin, siis ma reaalselt ei kujutanud ette, mis see kõik tähendab. Ja tänaseks päevaks, kus ma mängin igapäevaselt, mitte iganädalaselt, ütleme 6-10 tundi, siis saad aru, et kui sa oled selles hetkes, oled selle puldi taga, keerad neid nuppe. Kes on mängid muusikat puldi taga? Väga hea.
mu sõbrad kõik, väga hea, pärast teeme koos hängi, super. Et siis see tunne toob väga kohale, sellepärast et see tunne on kohalolu. Sa oled selle sees, ma ei mõtle mitte millestki muust. Ma mõtlen ainult sealt, nii, see lugu, see on päris hea, kuulad on ju, ette natuke, paned kokku. Et see on lihtsalt fenomenaalne ja see tunne, et sa saad läbi helide mängida inimeste kõrvadele ja anda sõnumeid edasi läbi lugude jutustamise on väga eriline. Siis veebruarikuus lendasin ma Mehhikosse ja siin on üks lendav Toomas ka, kes pani Supermani kostüümi selga, lendas ja siis ühes kohas mulle muidugi öeldi, et kostüümi ei tohi kanda. Ja siis võeti mul kostüüm ära, pandi garderoobi. See oli üks koht, kus ma tundsin, et minu ruumi ei austata, et ma ei tohi oma lendlevate asjadega ringi käia. Aga muidu Mehhiko lihtsalt, on keegi käinud Mehhikos ka? Väga hea, super, siis te teate, millest ma räägin. Mehhiko kultuur ja kogu liikumine on ikka väga fenomenaalne. See kultuur, mis need inimesed seal on kokku toonud ja milline ühendus neil on loodusega, see andis mulle väga suured silmad ette. Muidugi Eesti ma ütleks, et vähemalt samal tasemel, kui mitte rohkem. Ja neljandaks võib-olla kõige suurem unistus, mis mul on olnud 7 aastat või isegi 9, isegi võib-olla 11 aastat tagasi ma käisin Indias ja Indias ma tulin tagasi, ma teen restorani. Ma hakkan tegema süüa ja teen taimset süüa kõigile, et päästan maailma, siin on nagu ehe näide, reklaam on peal. Ja siis juhtus nii, et ma tegin hoopis ühe pisikse, toreda, armsa, õdusa kohviku vanalinna. Ja mõtlesin, et okei, mul on see unistus täidetud, jätame selle sinna, hakkame uute asjadega pihta. Aga siis tulid mõned toredad inimesed, ütlesid, et kuule, me tahaks ikkagi ja siis kõik, nagu elus ikka läheb, lood tutvusi, need kuskilt tulevad ja siis kõik mängib kokku nii, et tänaseks on mul ja väga paljudel teistel toredatel inimestel ühine restoran Rotermanni korteris nimega Oasis, ehk siis Oas eesti keeles. Ja selle loomine sai alguse kuskil märtsikuus, avasime juunikuus ja tänaseks on nagu hullu maja, sest ikka veel on väga palju tööd ja ütleme, raha ei tule peale nii palju kui võiks, et kogu aeg on siuke nagu kuhu poole, mida teha. Aga kui ma esimest korda sisesin kööki, mis ei olnud siis veel sel hetkel kuulunud meie ettevõttele, siis ma sain aru, et see visioon, mida ma kunagi Indias olin kujutanud ette, ja ma pakun inimestele maailma parimaid elamusi, maailma parimat toitu. See on realiseerumas, ma nägin seda pilti ja ma kujutasin seda ette. Ja siis ma sain aru, et jah, see kõik on võimalik. Ja mul on see siis üks 4. asi, mida ma tooks teile välja, ma tahaks laulda. Ja Ilona on mulle väga suureks inspiratsiooniks ja eeskujuks ja ma olen käinud tema mitmel helirännakul, aga mitte laulu häälerännakul, nii et ma tulen varsti sulle külla ja siis laulame koos. Siin oli üks hetk, kus ma mängisin DJ puldi taga ja panin sükst lugu nagu Vamos a la playa, tead see lugu on ju? Ja siis kõik läksid nagu sellest ruumist, läksid randa, see oli ühe ranna kõrval, siis kõik läksid sinna ära, siis ma olin okei, läbi ja siis seal oli mikker ja siis ma läksin selle mikri taha üksinda ja panin mingid oma lemmiklood, mida te võib-olla täna kuulete ka. Ja kuulasin neid ja ümistasin kaasa ja sain aru, et jaa, see on nii maagiline. Tunne on laulda. Kes teist laulab kooris? Super, või bändis igal pool duši all, Kes duši all laulab? Super, hakkab laulma, nüüd tuleb aus kraam välja. Ja siis ma sain aru, et jaa, see on midagi väga ilusat ja ma soovin seda teha, nii et üks ette kuulete mind siin konverentsi laval laulmas ka. Aitäh sulle sinu kohalolu eest, aitäh, et olite selle esimese vaatuse siin meiega koos.